Ruhnu puukirik on ruhnlaste jaoks süda. See on kui Ruhnu identiteet. Kui tihti vaadatakse seda kui muuseumit või tullakse uudistama kui ajaloolist objekti, siis tegelikult on ta meie kogukonna elav liige. Kõige vanem. Ta on ehitatud aastal 1644. Kui kuuled kõikide elanike käest jutte, et esimene koht, kuhu nad oma külalised toovad, on tavaliselt just seesama vana puukirik, siis ta on tähtis nii usklikele kui ka mitteusklikele või religiooniga mitte seotud inimestele. Et oleks uhked oma kiriku üle kindlasti, ollakse uhked ka selle üle, et meil on selline ainulaadne hoone, mis on säilinud. Aga väidetavalt on kirik ehitatud sellest puidust, mille on meri kaldale tassinud. Ehk et kui me vaatame kiriku osasid, eriti sisemust, siis seal on näha karidele sõitnud või hukkunud laevade osi. Ees sissekäigu ukse kohal on näiteks vana kaubalaeva kaunistus. Ja kui me vaatame seest kas või altarivõret või kantslit, siis need paneelid, mis seal on, need on kõik laeva sisustustest. Põrand tõenäoliselt omal ajal tehtud laeplankudest. Sellel aastal eemaldati siis kahjustatud puitu, mis asendati uuega, siis korrastati katus ja tehti siin terve rida töid ka vundamendiga. Siin on näha, kuidas vana pehkinud puit on ukse alumisest talast siis võetud välja uuristatud ja siis on seda alles jäänud tervet osa kopeerides pandud siis uus puit siia asemele. Aastaid olid puudu põhjapoolsetel akendel luugid. Et olid näha hinged, et need on kunagi olnud siin, aga need olid puudu. Nüüd selle projekti käigus on need siia valmistatud ja paigaldatud. Siia alumine veelaud on pandud uus. Vana oli juba nagu käega katsudes nagu poroloon hästi pehme ja pehkinud. Siin on palju sellist tööd, mida otse näpuga näidata ei saa, aga mis ometi on tehtud. Selleks, et see kirik püsiks, ma arvan, et ta hoolitseb praktiliselt terve saar. Ka need inimesed, kes ei ole religiooniga seotud, aga elavad siin, kõigi panus on siin oluline. Ilma nende inimesteta oleks kirik tühi, ilma hingeta. Ja meie jaoks on oluline see, et ta on ikkagi pühakoda, et ta ei ole museaal, ta ei ole lihtsalt vana kuur või vana puittoone, ta on pühakoda, kus on inimesed käinud aastasadu, tulnud oma rõõmude ja muredega. Ehk et see Ruhnu kirik on just nagu peegeldus sellest Ruhnu kultuurist või Ruhnu ajaloost. Et kõik inimesed, kes on siin Ruhnus elanud aastast 1644, on käinud siin kirikus sees. Siin on ristitud lapsed, siin on käidud leeris, siin on laulatatud abielud, siit on saadetud inimesed maisele viimsele teele.